Räägime president Trumpist. Teda kaevatakse nüüd Ameerika Ühendriikides kohtusse. New Yorgi linna ringkonnakohus seekord seoses tellimisteenusega, mis küsib kuni $100,000 kuus varajase ligipääsu eest tema Truth Sociali postitustele, tekitades korruptsioonisüüdistusi. Hagetšateks on Intercept ja Pressivabaduse fond president Trumpi, 2 tema abilise, 1 juhi ning presidendi täitevameti vastu. Nad väidavad, et president Trump ja tema ettevõtte suurim aktsionär, kellel on kaalul $1 miljard, võib isiklikult kasu saada privileegitud ligipääsu müümisest Truth Sociali platvormil olevale teabele. President ise loo kommenteerinud, kuid meiega liitub Oregonist Dean Baker, majandus- ja poliitikauuringute keskuse vanemteadur, et sellest rohkem rääkida. Aitäh, et olete siin. Aitäh, et mind kutsusite. Kas see varajase ligipääsu eest maksmine tuleb nüüd reaktsioonina? Väidetavalt on olnud tohutud kahjumid. Ja just sellepärast. Ma ei tea, kuidas nad selle idee peale tulid, aga see on tõesti uskumatu. See on nii ilmselgelt ebaseaduslik, lihtsalt uskumatu, hämmastav korruptsioon. Mitte ükski teine president poleks millegi sellise peale tulnud. See oleks nagu Apple'i tegevjuht, kes pakub muuseas, et ta müüb ette infot Apple'i kasumi aruannete kohta. See on siseringi tehing täiesti ilmselge. Ebaseaduslik tead küll. Miks ta võib sellest puhtalt pääseda, on see, et tema justiitsministeerium töötab tema heaks. Aga see pole isegi ligilähedane. Jah, ma mõtlen, sa ei pea isegi teadma aktsiaturust, et teada. Ma mõtlen, see kõlab tõesti, nagu sa ütlesid, väga siseringi kauplemisena. Ja me teame seda skandaali, mis juhtus, tead küll, 80-ndatel sellega seoses. Kas väärtpaberi- ja börsikomisjonil või kellelgi teisel on selle vastu mingit võimalust? No oleks küll, kui meil oleks normaalne väärtpaberi- ja börsikomisjon. Sama kehtib justiitsministeeriumi kohta. Ma mõtlen, see oleks raudkindel kohtuasi. Kõik faktid on teada. Aga jällegi, väärtpaberi- ja börsikomisjon ei hakka Donald Trumpi ega kedagi temaga seotud süüdistama. Justiitsministeerium, me teame seda. Ma mõtlen, see on muutunud farsiks, me pole kunagi midagi sellist näinud. Nüüd kauplejad, ma eeldan, on sellest teadlikud, nii et nad peavad selle riskiga arvestama. Trump ei jää igaveseks presidendiks, vähemalt seda võime eendada. Nii et nad vastutavad tulevaste väärtpaberi- ja börsikomisjoni ning justiitsministeeriumi uurimiste eest, samuti tsiviilhagide eest. Nii et ma pean ette kujutama, et igaüks, kes on valmis maksma selle eest umbes $1,2 miljonit aastas, selle eest loodab oma tehingutega tohutult palju raha teenida, sest nad võivad olla sunnitud riigist lahkuma, et vanglast pääseda. Jah, täpselt. Ja kellele see teenus mõeldud on ja miks? Keda huvitab selle info saamine? Välja arvatud juhul, kui on rahalised huvid mängus. Noh, mis siis? Me näeme seda Trumpi Truth Sociali postitust 5 päeva enne teisi inimesi. Jah, see on üsna selgelt suunatud suurtele investoritele, kiirkauplejatele, kellel on võimalik see info saada ja minna kauplema mõned minutid enne kõiki teisi. Nii et just neile seda turustataksegi. Ainult nende jaoks oleks sellel mingit väärtust. Ma mõtlen, et mõnele inimesele võib see meeldida, see on naljakas. Mina sain tema postituselt kätte 10 sekundit või minuti või mis iganes see aeg oli enne kõiki teisi. Aga sina ei saanud, ma maksin selle eest palju raha. Kui sa panustad miljoneid, 10 miljoneid, nagu need inimesed võivad teha, siis oleks see sinu jaoks seda väärt. Ja need inimesed, kes neid tellimusi teevad, ma kujutan ette, et mõnel neist on tõesti ajalugu, kus äripraktikat pole just kõige paremad olnud. Aga kui palju nad tegelikult süüdi on võrreldes sellega, et nad ütlevad, see oli ju saadaval ja me maksame selle eest? Ei, nad on täiesti süüdi. See on siseinfo kasutamine ja nad teavad seda. Ja seepärast peab igaüks, kes seda teeb, arvestama, et tal on olemas väljumistrateegia, mis tähendab, et nad lähevad riiki, mis annab neile varjupaiga. Sest see on nii ilmselgelt ebaseaduslik. Nad võivad sellest pääseda seni, kuni Trump kontrollib väärtpaberi- ja börsikomisjoni ning justiitsministeeriumi. Aga jällegi, ta ei ela igavesti. Nii et ta ei ole president igavesti, peaksin ütlema. Ja ta peavad olema valmis tegelema õiguslike tagajärgedega. Õige. Ja mis puudutab õigussüsteemi, siis asjaolu, et see jõuab vähemalt praegu New Yorgis kõrgeimasse kohtusse, tähendab, mida nad võivad leida ja mis võiks muutuda isegi siis, kui nad otsustavad presidendi kahjuks. See saab olema huvitav. Tavaliselt lahendatakse seda föderaalkohtus. Ma ei tunne osariigi seadusi piisavalt hästi. Võib-olla on neil võimalus võtta meetmeid, millega nad saaksid ehk keelumääruse, mis takistab tal seda tegemast ja samuti esitada kahjunõude, sest inimesed kaotavad selle tõttu. Ma mõtlen, inimesed arvavad, et siseinfo kasutamine on selline ohvriteta kuritegu. Ei, mina ei teeninud oma aktsiatehinguga raha. Tema sai selle või tema sõbrad said selle. See on tegelik kulu kõigile, kellel on raha aktsiaturule investeeritud. Tõsine asi. Hästi, suur aitäh.
see tundub tõesti nii kummaline, et midagi sellist on lubatud, isegi kui sa ei ole kaupleja ega saa turust aru. No, see ei ole lihtsalt lubatud, ei tundu olgu õige. selge. Olenemata sellest, kas sa tead SEC-ga seotud õiguslikke nüansse või mitte. Jah, ei, see pole kindlasti õige. Suur aitäh! Aitäh, et võtsite Raimondi vastu.